nii, et teil on siis kolmapäeval kontrolltöö ning selle jaoks teil jäi mõned ülesanded teha. Et vaatame nüüd läbi, millised ülesanded meil siin olemas on. No esimesest pidite te lihtsalt lihtsustama. No vaatame läbi. Meil on siin, ütleme, meie mingi ja meil on mingi korrutamistehe. Loomulikult, kui meil on mingi korrutamistehe mingite moodustistega, kus meil on olemas astmed, siis sellisel juhul, kui nende alused on samad, võime lihtsalt astmed kokku liita. Ehk siis A-astmes 2 korda A-astmes 3 on loomulikult A-astmes 5. Ja esimene on nii-öelda tehtud. Vaatame edasi. B on meil natukene huvitavam. Siin me tegelikult peame kasutama sama trikki, mis siin, sama valemit, mis siin. On ju. Aga selle jaoks, et me saaksime seda kenasti kasutada, me peame natukene muutma neid moodustisi siin. Et te peaksite nägema, et 9 ja 27 on sarnased kuidagi, sest need mõlemad on ju 3 astmes midagi on ju. No 9, see on meil on ju 3 ruudus. See on meil 9. Ainult, et see aste, mis meil siin on, selle me peame endiselt talle juurde ka panema. Ehk siis meil on 3 astmes 2 on ju, astmes miinus 5 kahendiku. Nii. Nüüd meil see kõik on korras. Okei. Ja see on siis korrutatud sellega. Nii. 27 on meil 3 astmes palju? 3 astmes 3 on ju. Nii. Ja see moodustis on siis, mis tema on? Tema on, paneme hetkel siis selle kuupi juurde alla. Nii. Vaatame edasi, mis meil tuleb siit. Jätkame siit. Te peaksite märkama sellist huvitavat asja, et kui me astendame mingisugust astet, on ju, mis siis juhtub? Ma võin siia mingisuguse valemiga kirjutada, on ju, ütleme, meil on mingi A-astmes M, astmes N, on ju, mida see tähendab? See tähendab, et sellisel juhul meil on ju A-astmes M korda N. See tähendab, et neid me siin ilusti kenasti korrutame. Nii. Ja mis siis meil siin juhtub? Meil juhtub selline asi, et meil on ju 2 korda nii-öelda miinus 5 kahendik on palju. See on ju miinus 10 kahendikku. Sisuliselt need kahed taanduvad ära. Ehk mis meil alles jääb? Meil jääb alles 3 astmes miinus 5. Nii. Mis sellest saab? Sellest saab selline asi, et tegelikult me võime selle juure muuta ka mingisuguse astmeks, on ju. Sest kuupjuur, see on sama, mis see moodustis siin, on ju, astmes 1/3. Aga me ei tee seda, sest me teame, et meie võime need omavahel kenasti ära taandada. Mingi aste 3 ja kuupjuur võime ära taandada, mingi aste 2 ja ruutjuur võime ära taandada. On ju. Ehk siis meil on siin, lihtsalt 3. Kui me väga tahame, me võime kirjutada mingi 3 astmes 1 ka, on ju. Aga see pole tähtis. On tähtis see, et mis siis juhtub, kui meie korrutame 3 astmes miinus 5 korda 3 astmes 1 on ju jällegi. Kuna meie alused on samad, siis mis juhtub nende astetega, me liidame. Miinus 5 pluss 1 on loomulikult miinus 4. Ehk siis saamegi meie vastuseks 3 astmes miinus 4. Ja sisuliselt see on praegu väga hea vastus. Kes tahab, võib seda natukene ümber ka kirjutada.
sest me teame, mida negatiivne aste teeb. Negatiivne aste on ju, võtab selle aluse pöördarvuks, ehk siis tema oleks 1/3 ja kogu see moodustis läheb selle astme sisse ilma miinuseta, no astmes 4. No ja mis edasi oleks siis, kes tahab, võib selle väga välja ka arvutada, on ju, mis ta siis on, 1/80 või? On minu arust 3 astmes 4/81. No kontrollimine. No täitsa õige. Ehk siis sisuliselt see siin oleks hea vastus või see siin oleks hea vastus. No vaatame edasi. Mis meil nüüd alles on? Meil on nüüd alles C. Ja siin selle puhul saame loomulikult rakendada seda sama valemit, mis siin on. Ehk siis sisuliselt meil on ju mingisugune 2. Ja no mis me teeme? See on siis nii-öelda astmes ruutjuur 6 korda ruutjuur 3, on ju. Kuna mastendad. Okei. Kui meie korrutame oma vahel ruutjuuri või mingisuguseid juuri, kus nii-öelda see arv siin on sama, no nendel on siis 2, loomulikult me võime need mõlemad viia ühe juure märgi alla, läbi korrutada, ehk siis meil on ju 2 astmes, no 6 korda 3 on 18, ehk siis see on ruutjuur 18. Ja see siin on tegelikult juba nagu vastus, aga üldjuhul eksaminimestele meeldib, kui te teete seda natukene ilusamaks. Et te toote mis iganes te saate siit juuremärgi alt välja, on ju. Ja no, kuidas me teeme siis seda? No me võime mõelda niimoodi, on ju, et meil on 2 astmes ja mis siin juure all toimub. No enne meil oli 6 korda 3, on ju. Ja kummagist me ei saa iseenesest ruutjuurt võtta, aga meil on võimalik saada ju 18 sellise korrutisega nagu 9 korda 2. See on see sama asi. Aga miks me tegime nii, on sellepärast, et 9-st meie saame ju ruutjuurt võtta. See on 3, mis tähendab, et me saame 3 siia juuremärgi ette tuua. Ja saame öelda, et see on 2, 3 ja ruutjuur 2. Ja see siin on nüüd väga kena vastus